tere hommikust, kell on hetkel 6:30 ning mina olen valmis minema nüüd trenni. Täna ma ei teagi, kas ma teen alakehapäeva või ülakehapäeva, aga eks vaatame seda. Hetkel ootan, et siis auto soojeneks, et saaks sõitma hakata trenni poole. Näeme siis trennis. Ma sain nüüd trenni tehtud. Täna tegin hoopis kogu kehapäeva ehk siis natuke ülakeha, natuke alakeha, et selline üldine nädala alguse trenn. Ja nüüd on mul siin väike hommikupuder, mida ma hakkan siis sööma enne, kui ma tööle lähen. Ja pudru sees on siis banaan, siis on kaerahelbed, natukene ka tumedat šokolaadi ning peale puistasin pähkleid, mustikaid ning kiivit. Nii, ma olen vaikselt töölt koju jõudnud ning võib öelda, päris väsitav päev oli. Minu arust esmaspäevad alati on kuidagi väsitavamad. Aga nüüd ma lähengi, söön õhtust, siis teen natuke arvuti taga enda asju ja siis ma arvatavasti puhkan natuke, loen raamatut ning lähen juba magama, sest et homme ka kell 5:40 äratus, et uuesti trenniga hommikut alustada. Nii, tänane trenn on tehtud. Täna oli siis ülakehapäev. Tegin natuke selga ja nüüd ongi aeg hommikusöök ära süüa. Täna on sama hommikusöök, mis oli eile, ehk siis puder, pähklid ning marjad ja kiivi. Ning peale seda ma juba hakkangi siis enda tööasju tegema. Ja jah, ega selline rahulik päev tuleb täna arvatavasti. Nii, ma olen nüüd koju jõudnud. Väljas on taaskord pime, pole midagi parata. Me elame siin Eestis, kus veel natuke aega on õhtuti pime, et ei lähe väga vara valgeks. Aga minul nüüd on plaanis siis õhtusöök teha ja siis õhtust süüa. Täna on plaanis teha siis selline riisikanakauss. Eile ma juba paneerisin tegelikult kanafileed ära, et siis täna on natuke vähem vaeva, et saab kiiremini toidu valmis ning peale seda ma ei teagi, mis ma teen. Ehk ma saan täna natuke veel äkki puhata, loodama, et mul liiga õhtusse asjad ei lähe ning uuesti siis vara magama, et homme uuesti varakult ärgata, nagu ikka. Jah, vaatan, kas ma jõuan veel täna teiega rääkida või mitte. Ma sain siin oma toidukese valmis, filmisin natuke üles ka Instagrami jaoks mõnda asja ja siin ma olen siis püstijalu, võtan esimesed ampsud, et kõhtu natukene täita, enne kui ma siis korralikult maha istun ja sööma hakkan. Ja näe, vaadake, siin see on selline.
Nii, tere hommikust. Täna oli mul äratus natukene hiljem, kuna hommikul ma trenni ei läinud. Täna on mul pilatese päev ning ma lähen siis õhtutrenni. Hetkel naudin ma oma hommikukohvi. Ning hommikusöögiks ma tegin sellised hommikusöögi burritod, ehk siis siin sees on muna ja peekon. Päev on juba vaikselt õhtusse jõudnud. Mina olen siin kodus juba oma mugavates tüduriietes valmis magama minema, aga mis ma siis päeva jooksul tegin, oligi, et peale tööd läksin põhimõtteliselt otse pilatesesse ning siis koju tulles käisin pesus ära ja nüüd ma lähen siis loen natuke raamatut ning varsti ongi aeg uuesti magama minna ja ma arvan, et sinuga näeme juba homme. Tere hommikust! Nii, mina sain just oma hommikusöögi valmis. Seekord siis tegin sellise muna, siis tegin vaesed rüütlid, kuna mul oli paar saia alles, mis muidu läheks halvaks, ning siis kõrvale tükeldasin ka õuna. Aga täna olen ma kodukontoris ning töö kõrvalt siis saan natuke ka koduste asjadega toimetada. Mul on vaja natuke koristada ning pesu pesta, aga arvatavasti näeme juba varsti. Minu tööpäev on lõpuks läbi saanud. Võib öelda, et väga tegus oli. Sellepärast ma ei jõudnud vahepeal ka siin teiega rääkima tulla. Kuigi lõuna ajal oli küll selline umbes tunniajane paus, aga siis ma nagu ikka tegin koduseid asju, toimetasin, pesin pesu, koristasin natuke, et jah, need kodukontoripäevad ongi mul sellised natukene lisa kodukoristuspäevad selles suhtes, et alati kasutan ära seda võimalust, kui on. Aga nüüd ma siin toimetan natuke arvutis, teen enda asju, siis lähen valmistan vähe mõnusa õhtusöögi. Täna on menüüs siis ahjukartulid, kana ning brokoli. Ehk selline hästi lihtne toit. Loodetavasti valmib ka kiiresti ning on kindlasti ka maitsev. Ning peale õhtusööki eks vaatab, mis mul täna siin veel plaanis on. Aga ma arvan, et ma kindlasti räägin teiega ka natuke hiljem. Nii, ma sain lõpuks arvuti tagant ära ning hetkel valmistan õhtusööki. Ehk siis mul kartul keeb siin hetkel ning kohe ma tükeldan kana ja brokoli ja viskan panni peale ning kartulit panen natukeseks ahju ka, et nad krõbedaks läheksid ning siis ongi õhtusöök valmis.
hommikust, sain just trenni tehtud. Täna oli siis jalapäev, päris korralik trenn oli ning sellega ongi tegelikult nädala kõik trennid tehtud. Et ma käingi siis kokku 4 korda nädalas trennis, et 3 päeva on jõusaalipäeva ja 1 on siis pilatese päev. Ja nüüd ma settingi end valmis, lähen söön oma hommikusöögi ära ning lähen siis alustan oma tööpäeva. Nii, mul on nüüd lõpuks tööpäev läbi saanud, täna on reede ja nädalavahetus saab puhata, aga esiteks nii tore on, et lõpuks on selline olukord või päev, et kui sa tuled töölt koju, hakkab koju liikuma ning väljas on valge, reaalselt kõik on valge ja see annab ikka mega palju energiat juurde. Aga tegelikult hetkel ma ei lähe veel koju, et ma lähen oma õde aitama, kuna tal on täna mingi töö juures üks mingi üritus ja ma aitan tal natuke siis soengut teha ja valmis sättida. Tere hommikust, kätte on jõudnud laupäev ning eile ma ei jõudnudki rohkem väga midagi rääkida, et õhtul tegelikult ma läksin veel sõbranna juurde, mängisin oma ajale natuke taksojuhti ning jah, ega ma umbes 12 aega jõudsin koju, mis on tegelikult minu jaoks päris hilja ja magamasin ka seetõttu hiljem. Aga pole hullu, täna sain ka kauem magada, et nädalavahetuseti ma tavaliselt panegi endale äratuskella, kui mul ei ole mingeid kohustusi. Aga jah, kuna ma nädala sees ärkan nii vara, siis ega ma nädalavahetust ega nii kaua ei maga. Aga nüüd ma siis natuke istun siin, tegin endale sellise rahuliku alguse päevale ja nüüd ma hakkan siis omale hommikusööki tegema. Et täna ma plaanin proovida sõrnikuid teha, et mul on külmkapis kõik vajalikud asjad olemas ja vaatab, kuidas nad siis välja tulevad. Ja käes ongi pühapäev, et eile ma rohkem ei jõudnudki midagi vlogida. Ma käisin päeval veel jalutamas, kui valge oli. Ja õhtul ma lihtsalt tegin natuke enda asju, siis vaatasin telekat, et mulle viimasel ajal on ilgelt hakkab meeldima MasterChef Eesti kuulsused köögis eri või mis iganes selle nimi oli, et jah, ma olen seda päris palju pinsinud, et mitu osa korraga, aga väga äge ja tekitab sellist inspiratsiooni ja motivatsiooni ise ka rohkem nagu toiduga katsetada, uusi asju proovida, mida ma tahan ka kindlasti teha. Aga täna ongi plaanis siis natukene
kodu koristada, valmistada ette uueks nädalaks, teha food prep'i, et ma täna tahan natuke rohkem valmis teha, kui ma tavaliselt olen nagu pühapäeviti teinud, et nädala sees ikkagi oleks lihtsam, kuna nendel tööpäevadel toidu valmistamine ja toimetamine võtab ikka päris palju aega. Nii, päev on juba õhtusse jõudnud ning mina olen ka kõik oma toimetust ära teinud, et õhtusöök on valmis ja söödud ning uueks nädalaks on ka meal prep valmis tehtud, vähemalt nädala esimeseks pooleks. Ning nüüd ongi aeg pesus ära käia ja siis natuke raamatut lugeda ning uuesti magama minna, et korralikult uut nädalat alustada. Aga ma arvan, et siinkohal mõtlengi praegu tšau ja näeme juba siis järgmises videos.